Iisrael hävitas just hoone, kus Iraan valis oma järgmist ülemjuhti. Ekspertide kogu pidas koosolekut. Hääli loeti ja siis tabas rünnak. Pole teada, kas keegi jäi ellu. Vaadake kaadrit pärast rünnakut. Selles hoones otsustati Iraani tulevik. Nüüd on see rusudes. Iisrael keskendub täielikult režiimi muutusele, kõrvaldades juhtkonna ja takistades uute asendajate tekkimist. Võib-olla oli Iisraelil luureandmeid valitute kohta või soovisid nad protsessi täielikult peatada. See näitab, kui sügav on Iisraeli luure ulatus. Kohe, varsti vaatame üle üksikasjad selle kohta, kuidas CIA ja Mossad jälitasid Hameneid enne tema tapmist, sest mõned neist uutest detailidest on tõeliselt šokeerivad. Enne seda selgitan, mis on ekspertide kogu, sest selle mõistmine muudab rünnaku olulisemaks. Iraani ülemjuhi valib ekspertide kogu. Vaimulikud, kes valitakse rahvahääletusel iga 8 aasta järel. Kuid siin on üks konks. Kõik ei saa nendel valimistel kandideerida. Ainult praeguse ülemjuhi poolt heaks kiidetud kandidaadid võivad valimisnimekirjas olla. Hamenei kiitis kogu liikmed heaks, nad kandideerisid, iraanlased hääletasid ja võitja saab valida Hamenei järeltulija. Seda protsessi prooviti varem vaid korra, 1989 aastal Khomeini surma järel. Hamenei valiti 48 tunni jooksul uueks kõrgemaks juhiks. Näed tegutsesid väga kiiresti, protsess kulges sujuvalt ja minu teada komplikatsioone ei olnud. Aga see oli rahuaeg. Hamenei suri loomulikku surma. Iraanis pole varem sellist kaost olnud. Hamenei hukkus õhurünnakus koos 40 kõrge ametnikuga. Olukord on täiesti erinev. Juhtimisstruktuur on kaoses. Iraani revolutsiooniline kaardivägi püüab seda ära kasutada. Iraani revolutsiooniline kaardivägi surus oma kandidaadi ülemjuhiks, et tagada sõjaväe maksimaalne võim järgmises režiimis. Võib-olla sellepärast rünnatigi kogu assambleed, sest me teame, et assamblee oli juba uue ülemjuhi poolt hääletanud. Nad lugesid hääli hoone tabamise ajal. Nii et võib-olla, ja ma lihtsalt spekuleerin, mul pole siin mingeid tõendeid. Võib-olla Iisrael sai teada, kes võidab ja neile ei meeldinud järgmine kandidaat, nii et nad lõpetasid kogu protsessi. Nüüd tuleb protsess uuesti alustada, kui ellujäänuid on piisavalt. Kui ekspertide hulgas pole piisavalt inimesi, tekib suur probleem. Näitan, mida ma mõtlen. Nagu näete, on ekspertide kogu Islamivabariigi põhiseaduse järgi väga tähtis uue ülemjuhi valimisel. Ja selles kogus peab olema vähemalt 59 liiget, et oleks kvoorum, nii et nad saaksid koguneda ja otsuse teha või siis hääletada, et valida uus ülemjuht. Kui kogus on vähem kui 59 ajatollad, siis ei ole kvoorumit ja see tähendab, et nad ei saa uue ülemjuhi üle hääletada. Kui rünnakus hukkus piisavalt inimesi, tuleb korraldada uued üldrahvalikud valimised. Valimisi ei saa korraldada, sest kõik liikmed peab heaks kiitma ülemjuht, aga ta on surnud. See põhjustab põhiseadusliku kriisi, kuid ma kahtlen, et see on Islamivabariigis suur probleem, eriti sõja ajal. Olen kindel, et nad leiavad viisi põhiseadusest mööda hiilimiseks. Kuna räägime Ali Hameneist, näitan teile, kuidas CIA ja Mossad teevad koostööd tema jälitamisel. Uued üksikasjad on tõeliselt šokeerivad. Financial Timesi andmetel oli Iisraelil üle aasta ligipääs Teherani liikluskaameratele. Neil oli ligipääs liikluskaameratele juba enne 12 päevast sõda ja seda ei võetud ära ka pärast sõda. See on šokeeriv. Üks kaamera oli eriti väärtuslik, sest see näitas, kuhu kõrgete ametnike ihukaitsjad parkisid autod Hamenei residentsi lähedal. See tähendab, et iga kord, kui kõrge ametnik külastas Hameneid, parkisid ihukaitsjad auto samasse piirkonda. See tähendas, et Iisrael teadis alati, milline ametnik kompleksis kohal oli. Ja lisaks sellele, kui Iisrael teadis autosid, said nad sama autot jälgida üle kogu Teherani linna ning koostada nende ihukaitsjate rutiini ja selle kaudu ka selle isiku rutiini, keda nad kaitsesid. Luurevaldkonnas nimetati seda elumustri koostamiseks, mis aitab teada saada, kus keegi viibib, kui üritad teda kõrvaldada.
See on nii šokeeriv, et raske uskuda, kuidas neil oli üle aasta ligipääs ja islami režiim ei suutnud seda avastada. Oluline on märkida, et see oli vaid üks 100 andmepunktidest, mida Iisrael kasutas rünnaku planeerimisel. Kuid oli probleem. Iisraelased teadsid 12-päevasest sõjast, et kui võitlus algab, kaob Hamenei ühte oma mitmest punkrist üle Teherani. Need punkrid olid Iisraeli pommide vastu läbistamatud. See tähendab, et kui Hamenei läheks maa alla, oleks ta puutumatu. Esialgse rünnaku ajastus oli väga tähtis. Nad pidid ta tabama enne, kui ta sõja algust teadis. Nad pidid ta tabama maa peal, et kõrvaldada. Nüüd tuleb rääkida Iisraeli sõjalisest doktriinist. Selle doktriini kohaselt on enne rünnaku läbiviimist vaja 2 erineva agendi kinnitust, kes suudavad tõendada, et sihtmärk asub tõepoolest selles kohas, kus rünnak peaks toimuma. Iisraelil oli vaid üks allikas, mis kinnitas Hamenei osalemist reede hommikul kohtumisel. Enne rünnakut vajasid nad teist kinnitust. Siin astub mängu CIA, kes oli Hameneid kaua jälginud ja omas midagi, mida Iisraelil polnud. Inimallikas Iraanis suutis kinnitada, kus Hamenei hommikul viibib. Arva ära. CIA sai kinnituse, edastas selle iisraelastele ja operatsioon algas. Lihtsalt märkusena, ma ei tea, kui kõrgel see allikas oli, sest teame, et Iisrael tungis väga kõrgele islami režiimis. On võimalik, et see allikas on praegu kõrgel positsioonil režiimis, mis sõdib USA-ga. Aga siiski, see pole midagi, mille pärast me peaksime muretsema, kuid olen kindel, et Islami Vabariik otsib seda allikat praegu kindlasti. Aga lähme tagasi meie loo juurde. Kui luureinfo kinnitati, tõusid 2 tundi enne kell 9:30 kohtumist Iisraeli hävitajad õhku. Kui Iraani ametnikud saabusid, nägi Iisrael turvameeste autosid liikluskaameratest, millele neil oli ligipääs. Just siis rakendas Iisrael veel ühe turvameetme. Sisuliselt segas Iisrael kogu laagris kõik telefonid ära. See tähendab, et telefonid olid kogu aeg hõivatud, kui keegi üritas helistada. Ükski kõne ei jõudnud kohale, mistõttu turvamehed ei saanud hoiatust, et hävitajad olid Iraani õhuruumi sisenenud. See tähendas, et ametnikke polnud vaja punkrisse viia. Seejärel algas koosolek. Iisraelased jõudsid sinna umbes 10 minutit pärast koosoleku algust ja lasid kompleksile ligi 30 täppisjuhitavat pommi. Need pommid ei jätnud midagi juhuse hooleks. Hamenei, tema poeg ja 10 Iraani kõrged ametnikud hukkusid rünnakus. Rünnakud pole sellest ajast lakanud. Iisrael on järjekindlalt hävitanud režiimi juhtkonna. Enne kui me selle juurde läheme, palun vajutage allpool tellimise ja meeldimise nuppu. See aitab algoritmis eriti sõjateemade puhul, mis YouTube'ile ei meeldi. Vaatame nüüd üle kõik, kelle Iisrael tappis, kuna see info on nüüd avalik. Iisraeli kaitsevägi kinnitas postituses kõik, mida nad nimetavad terroriteljeks tapsid. Kõige kõrgemal on ülemjuht, tema all staabiülem, IRGC komandör, keskse luure ja õhuväe komandörid, Süüria kutsivägede, Hezbollah ja Hamasi juhid ning teised. Enamik režiimijuhte on kadunud ja rünnakud jätkuvad. Täna hommikul tabati Teheranis IRGC hoone. Plahvatus oli nii tugev, et salajased dokumendid paiskusid üle linna. Siin on klipp tagajärgedest. Ka Iraani kaitseministeerium sai täna hommikul tabamuse. Siin on klipp. Saime eile teateid Iraani parlamendihoone rünnakust, mille edastas Iraani riigimeedia. Need rünnakud näitavad meile ühte asja. Iraani huund, vähemalt need, mis on maailmale teada, ei ole enam turvalised. Ja sellepärast näeme, et režiim teeb midagi meeleheitlikku ja paljastavat. Iraani revolutsiooniline kaardivägi ja Bazi väed jätavad oma peakorterid ning liiguvad koolidesse, mošeedesse ja haiglatesse. Miks? Just sellest rääkisimegi. Iga teadaolev sõjaline asukoht rünnatakse. Seetõttu nad varjuvad tsiviilisikute taha. Näeme seda videotes. Alles täna hommikul pidas Iraani välisministeeriumi pressiesindaja pressikonverentsi. Vaata seda tausta oma ekraanil. See on klassiruum, kool.
riik tegutseb nüüd algkoolides, sest nende hooned hävitatakse. Nad isegi näitavad seda kaamerale. Mõtle, mida nad varjavad. Sellepärast ma tegelikult usungi neid teateid, mis ütlevad, et sõjaväelased ja Bashi väed liiguvad koolidesse ja tegutsevad sealt, kasutades koole peakorterina. Režiim, mis on Iraani valitsenud 46 aastat, muutub meeleheitlikuks. Ja selle põhjal, mida me teada saame, tundub, et neil pole enam kuhugi peitu pugeda. Nii et kindlasti vajutage allpool olevat tellimisnuppu, et olla kursis sellega, mis edasi saab. Minu nimi on Sam ja kohtume järgmises videos.